Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristarra Laksmi-Titton ja tulen täna eetrisse jällegi San Diegost. Olen külluse antropoloog, usun, et meis kõigis on varjatud aarded ja need on ühenduses meie talentidega, pannes need tööle aktiveerima oma holistilise külluse, mis aitab meil manifesteerida meie sisemised muinasjutud meie unistusteks, meie tingimustel siinses reaalsuses. Tere tulemast täna imelisse külluse katsumuse 18. päeva ja tänane päeva teema on väga-väga põnev. Ma hakkan rääkima miks me kardame muutuseid ja toon ka mõningad oma nii-öelda näited ja täna tulevad ka väga põnevad ülesanded, nii et ole liinil ja ülesannete lõpus on võimalus ka annan võimaluse võita ühe uue toote, online toote, kes kõige paremini asja ära teeb. Ja tänane võistlus läheb täitsa nagu suuremal moel lahti, et on vaja natuke rohkem aktiivsemalt nii-öelda jalad tagumiku alt välja saada. Ja see on üks minu lemmikuid, ehk saate 3 julguseharjutust, nii et ole liinil. Ja suur tänu kõigile, kes on olnud siin olemas kõik need 18 päeva ja ka täna siia jõuad. Kui sa jõuad täna siia, kindlasti pane märk, kas ka praegu või pärast, kui sa oled siin liinil, väikese alohaga, kus sa liinil oled ja tänaseks teemaks ka ma panen teile küsimuse siia kohe alguses. Kui sa mõtled tagasi oma elule, mis on olnud viimase aja kõige suuremad sellised, ütleme 3 kõige suuremat nii-öelda muutust, mida sa oled läbi teinud ja kui sa oled need läbi teinud, mis on need nii-öelda kingitused, mis need muutused sulle tõid? Ja kui sina küsid, et kes sa Kristal Raaga selline oled, et üldse muutustest rääkida, siis ma arvan, mul on selles osas päris tugevad muutuste musklid nii-öelda olemas. Nagu sa tead, olen reisinud 30 maale ja minu reisimised või ka kolimised on olnud väga suured. Oma elus ma olen praeguseks kolinud üle 50 korra. Ja suurimad sellised hüpped on olnud võib-olla Eestist Norra kolimine, kus ma elasin 7 aastat ja Norrast Oslost kolimine Kaplinna Lõuna-Aafrikasse ja Kaplinnast kolimine Tromsøsse Põhja-Norrasse, et lõunapooluselt põhjapoolusele. Ja siis ka näiteks Eesti Hawaii vahel nii-öelda pendeldamine ja lõpuks ka Mehhikos elamine, et siuksed väga äärmuslikud nii-öelda kohad, kultuurid, maad ja see on õpetanud tõesti väga palju. Ja kui me nüüd läheme ajas tagasi, ma kasvasin üles väikese tüdrukuna vanaemaga. Minu isa oli tõeline seikleja, purjetaja, hästi siuke julge mees. Ja ma ei tea, sellest ma vist selle seikluspisiku saingi ja see julguse teema, sest tegelikult kuni ma lapsepõlve kodust lahkusin, seni ajani ma ikkagi üsna siukest turvalist elu elasin. Ja vaatan, kes siia on jõudnud meil kohale. Ülle Vernik, aloha, Anneli Ernits, Piret, aloha, väga tore. Ja kui ma mõtlen tagasi lapsepõlveaegadel, tegelikult me tegime ka palju hulle asju, sest ma elasin väikeses külas Särevere ja seal ümber on palju põlde, karjamaid. Me olime hästi palju karjamaadel ja seal jõe ääres ja polügonil ja erinevates kohtades, et me mängumaa oli tõesti väga suur. Ja ma tegin ka igasuguseid hulle katseid ja eksperimente seal. Ma mäletan, üks hullemaid oli, kui me mööda kiviseina nii-öelda ronisime ilma julgestuseta üles mingi veski vana ja siis läksime sinna sisse. Muidugi siis hakkasime mõtlema, et kuidas me siit nüüd alla saame ja me leidsime ühe akna, mis oli võib-olla, ma ei tea, esimese korruse akna nii-öelda kõrgusel ja hüppasime sealt alla, et õnneks luutkondid katki ei läinud, aga see on üks kõige niisugusem kreisimaid asju, mis võib-olla sellest ajast tuleb. Ja siis see väike lugu, mis ma võib-olla oma seal sisemise pere tutvustavas videos rääkisin, kus ma koos õega teise korruse aknast alla hüppasime. Mina olin 6-aastane, õde oli 4-aastane. Et sellised ekstreem nii-öelda lood. Aga kui ma nüüd läksin lapsepõlvekodust välja,
siis ma hakkasin avastama, et issand jumal, et ma olen ikka täitsa vati sees kasvanud, ma ei tea elust mitte midagi. Ja siis nüüd kujutage ette, kolida Säreverest Tallinnasse, see on ikka päris suur hüpe. Aga seal ma hakkasin avastama, et issand, kui põnev on see tundmatus, et ma ei tea, kuidasmoodi siin need trammid, trollid, bussid käivad, kuhu see tänav läheb ja siis avastada ja mängida. Ma olin tõesti nagu kevadel lehm karjamaale lastud, ei tea kuhu suunas joosta nagu. Ja kuidas ma hakkasin katsetama iseennast tundma õppima, see oli nii põnev protsess ja samaaegselt siis õppisin sekretäri asjaajaks, seal siis kõrval erinevad projektid, näiteks paljud teist ka ei tea, et ma tegelikult töötasin mingi aeg isegi lausa mitmes raadiojaamas ja see oli väga põnev kogemus ja töötasin Justiitsministeeriumis sekretärina. Igasuguseid huvitavaid asju, mida ma seal proovisin ja tegin ja need on kõik väga vajalikud kogemused ja väga nii-öelda siis hea moodus, kuidas nii-öelda siis kohtuda siis selle nii-öelda tundmatusega. Ja kui ma hakkasin vaatama seda, et miks siis inimesed kardavad muutuseid, ongi see, et mitte võib-olla ei kardeta nii palju siis seda muutust, kuivõrd siis tegelikult seda tundmatust või kohtumist tundmatusega. Ja nüüd, kui minna selle tundmatusega kohtuma üsna siis kas ettevalmistunult või nii, et sul on tugevad sinu sisemine perepardal, siis on alati kõik sinuga nagu hästi. Ja üks asi siis, mis ma olen nüüd avastanud ise ja samamoodi ka siis klientidega tegeledes, et kui nad hakkavad toimetama sisemise perega ja hakkavad seda suhet looma, siis on selline tunne, et sa oled nagu põhimõtteliselt nagu teismeline, et sul ei olegi nagu, et sa oledki niisugune pirtsakas ja nemad on pirtsakad ja kõik sihuke nagu suhtlemine on sihuke üle kivide kändude ja siis sa hakkad koos oma sisemise perega nagu täiskasvanuks saama ja saad nagu küpseks ja hakkad nagu tegema hoopis teisi valikuid ja hoopis teistmoodi käituma ja see on hästi-hästi põnev protsess. Ja EHA olemas ja Piret ütleb aloha ikka Tallinnast ja anna mulle märku, kus kohas sa kuuldel täna oled. Ja mis siis juhtus? Nüüd ongi, kui ma tooks siis mõningad suuremad siis näited nii-öelda. Kui ma nüüd sain siis nii-öelda 2007 tuli siis mul see mõte, et okei, nüüd ma räägin siis selle siin teistpidi, et mul tuli mõte minna siis Norras, Põhja-Norras ühe mäe otsa, olla seal üksinda siis paastuda ja lihtsalt olla nii-öelda siis endaga selline nagu palverännak. Ja see palverännak muutis ülejäänu elu täiesti, kui ma oleks isegi teadnud, kui palju see muudab, on ju. Mul tuli minu siis uus nimi, mis on praegu siis mul ka passis, on ju. Siis mul tuli minu firma nimi, mul tulid otsesed juhised, mida ma peaks tegema, et mine auratransformaatorite koolitusele ja mine Eestisse. Ja ma siis tegin kõik need asjad ära, nii nagu juhised tulid ja olles Eestis, siis ma saingi aru, et mul on vaja tegelikult Eestisse täitsa kolida. Ja siis kujutage nüüd ette, kui ma olen 7 aastat Norras elanud ja ma mõtlesin, ma kunagi Eestisse tagasi ei koli sellisel kujul. Ja siis ma sain aru, et kui mul on 5 klienti päevas nagu Tallinnas, mul pole mõtet nagu nii-öelda elada Norras, kus mul oli võib-olla tol hetkel 5 klienti kuus, on ju. Et noh, nagu ei kaalu need asjad ära nagu. Ja mõeldud tehtud, siis kolisin, võtsin endale siis 7 päeva ja 7 päeva pärast kolisin nii-öelda siis Eestisse. Ja mul ei olnud kohta, kuhu kolida, et alguses üks hea sõber, kes tegeles ka kinnisvaraga, lubas mul enda juures natuke olla ja siis aitas mul tulla siis vaatama neid üürikortereid. Ja üks nendest korteritest siis Faale majas 14. korrusel, astun sisse ja see omanik ise oli siis kohal seal näitamas seda ja tunnen täiesti, issand, see on täiesti minu kodu, nagu et sihuke kodutunne, siukene hubane energia, armastuse energia. Ja astun sisse ja täiesti see Tallinna panoraam lööb ette. Ma ei tea, kas kellelgi on olnud võimalust Faale majas seal üleval käia ja vaadata. Tõesti nagu seal ees siis peo peal siis nii-öelda Tallinna Manhattan on ju need suured kõik majad on ju, meri ühel pool
ja ma olin nii nagu lummuses sellest vaatest, et ma ütlesin, et issand, kus kohas ja kuidas ma enne olen elanud. No, mul polnud ühtegi sihukest, Norras oli, aga Eestis polnud olnud sellist kohta, kus oleks siis vaade olnud. Ja ma küsisin siis, mis see üür saaks olema 2007 aastal siis 1500 eurot pluss siis kommunaalid ja see tol hetkel alles just tulin nii-öelda siis Norrast, üliõpilase staatusest, alustasin, oma firma oli juba registreeritud, aga nagu ikka kõik oli veel niimoodi nii-öelda lahtine ja siis ma ei olnud nagu kindel, et kas see on ikka õige nii-öelda otsus ja istusime autosse, hakkasime sõitma järgmist kohta vaatama ja meie ees siis küsisin ka universum ja sisemine perekond, andke mulle teada. Ja meie ees jäi seisma auto, mis siis tal oli nii-öelda siis väike niisugune reklaami nii-öelda plakat seal inglise keeles kusjuures. Don't worry, test us. Ja siis ma saingi aru, et ahah, okei, et ma siis panen proovile. Ja mul ei olnud ükski hetk probleem kõik need aastad, kui ma elasin seal paar aastat, maksta oma üüri. Kõik kliendid, kes tulid, olid täiesti ka pahviks löödud, et vau, et milline nagu koht ja milline vaade ja vau, on ja. Ja mitmed kliendid ütlesid ka, et vaata, et Kristal, et paljud ongi see mõtlemine, et kui inimene tegeleb vaimsete asjadega, siis ta peab olema vaene kui kirikurott ja luksuskorteris elamine, mis asja, millest te räägite, on ju. Ja kui siis nad tulid sinna, et oligi, näed, et sa elad seda, mida sa räägid, et sõnad ja teod lähevad kokku, et väga imeline. Ja elasin seal siis järjest hakkasin tegema ka õhtuseid väiksemaid minikoolitusi ja siis ma vaatasin, et mahu ära sinna, et see elutuba oli väga väike ja et nagu hakkasin välja kasvama sellest. Ja 2009 aasta, kui ma hästi mäletan, see oli isegi seal jaanuaris vist, tuli siis mõte, et ja, et nüüd kolin ära ja kolisin ja otsisin siis suuremaid ruume ja siukses penthouse stiilis siis Liivalaia 21 osad teist ka, kes mind juba pikemat aega teavad, said ka sinna siis koolitustele ja seanssidele tulla ja samamoodi maast seinani nii-öelda siis maast laeni aknad, vaade siis vanalinnale ja siis meri samamoodi ja uskumatult nii-öelda siis ilus koht ja korter 10. korrusel ja 2 siis magamistuba, elutuba, köök, vann või see vannitoas siis ka saun ja eraldi tualett siis, mis just sobiski klientidele, et siis sain selle nagu siis eraldi. Et super nii-öelda siis layout täiesti tehtud siis auratransformaatorite kursused hakkasid seal toimuma, tantrakursused, inimesed täiesti nautisid seda kohta nagu täie rauaga ja olemisega. Ja siis tükk aega siis nautisin seal olemist, toimetamist ja siis ühel päeval, kui ma olin siis 3 kuud Hawaii'l ära olnud, tulin veebruarikuus tagasi ja seal Hawaii'l oli siis ju keskmiselt temperatuur +30 kraadi. Tulin veebruaris Eestisse tagasi, ajavahe 13 tundi ja temperatuur väljas Eestis -30 Celsius ehk siis 60 kraadine vahe. Ikka päris hull nii-öelda laks on ju. Ja tulin tagasi ja seisin nii-öelda kohvrid olid siis tuppa tulnud ja seisin seal ja sain aru, et see ei ole minu unistus enam appi, on ju, et kus ma olen. Ja ma läksin magama ja seal oli ainult põrandaküte, muud kütet ei olnud ja hommikul tõusin ja nina oli veri jooksis ninast, lihtsalt nii kuiv oli, akent lahti teha ei saanud, ainult see põrandaküte ikka täiesti absoluutselt ei toiminud. Ja nüüd 3 kuud ma olin elanud Hawaii'l põhimõtteliselt hütis peaaegu, kus olid võrkseinad ja võrkaknad, et ma olin elanud täiesti looduse keskel ja siis ma tulin sinna kasti tagasi ja siis ma sain aru, see ei ole enam minu unistus. Ja õnneks siis kõik asjad läksid ka täpselt nii, et põhimõtteliselt omanik tahtis korterit tagasi ja siis palju asju juhtus, minu isa suri, vähki, kõik juhtus mingi põhimõtteliselt 1 kuu jooksul. Ma ise oleks peaaegu ära surnud, haiglasse läksin, olid seal teemad, nii et üks asi viis teiseni, see oli ikka päris hull nii-öelda
üleminekud ja asjad. Nii et sellega seoses siis oli paras nii-öelda siis mässamine seal ja nüüd sealt siis tõesti peaaegu 1000 ruutmeetrit korteris siis kõik see stuff ka välja saada, et noh, mul mööblit küll ei olnud, aga kõik asjad, mis siis olid toimetamisega tekkinud, et seda oli päris omajagu. Ja selle puhastamine on nüüd võtnud peaaegu siis 10 aastat aega, et see on ikka olnud omaette protsess. Ja nüüd 2011. aastast kuni 2017 ma elasin asukohavabalt ja kui te ei tea, mis see tähendab seda, et sul ei ole kodu, sul ei ole baasi, sa põhimõtteliselt ei oma mitte midagi ja sa oledki nii-öelda siis lihtsalt lahti avatud nii-öelda siis, et leida ennast, leida maailma ja minul oli see protsess siis täiesti sellises pikkuses 7 aastat põhimõtteliselt. Ja minu soovitus on, et kui te ei ole kunagi sellist asja oma elus teinud, siis kui te ei ole võimalus võtta nii pikka aega, siis võtke kas kuu aega või nädal või mingi selline aeg, kus te tõesti leiate ennast kas mingi seikluskoolitus, mis on ka siis sügavamalt tehtud või mingil muul moel, siis hakkate nii-öelda kohtuma tundmatusega ja see ei ole üldse nii hirmus, kui see tundub nii-öelda, et on. Ja ma mäletan, kui ma olin Lõuna-Aafrikas ja ma sain sisse siis Tromsø ülikooli, siis inimesed küsisid mult, et issand jumal, et nüüd lähedki Tromsø ülikooli, et keda sa tunned seal? Ma ütlesin, kedagi ei tunne, pole probleemi. Ja jõudsin Tromsøsse ja kuna ma olin nii selles Aafrika laines ja mul olid isegi Aafrika rahvariided asjad, siis see Aafrika energia kandis nagu hästi tugevalt ja seal muidugi hästi palju Aafrika üliõpilasi samamoodi, siis ma lõin sinna täiesti, nii kui maandusin, lõin põhimõtteliselt afro nii-öelda siis kogukonna, ajasin seal kokku siis mitmeid nii-öelda siis afropidusid organiseerisin ja siis inimesed sai aru, mis asja, mingi valge tüdruk Eestist ajab sihukest asja. Ja mulle meeldis inimesi ühendada, organiseerida ja just seesama, et kui inimesed kartsid, on ju, ka, et aafriklased sageli siis hoidsid rohkem omaette ja siis mina hakkasin siis miksima neid norrakaid ja kes iganes seal siis olid ja väga põnev asi tuli sellest nii-öelda välja. Ehk nüüd, mida rohkem ma harjutasin ennast siis kohtuma tundmatusega ja nägema, et see ei olnudki nii hull, sageli oli isegi põnevam ja isegi huvitavam. Et nüüd mõtelge ka, kui ma läksin ühe otsa piletiga Mehhikosse, ma ju ei teadnud, mis seal tulema hakkab ja mis saama hakkab. Ja kui kuu aega oli läbi, siis hakkas mulle järjest tulema põhimõtteliselt majade valvamise pakkumisi ja üks tuli 4 kuud valvata siis mitu tuba, seal oli mingi 4-toaline maja väikese aiaga, et siis valvata seda 4 kuud ja loomulikult ma ei teadnud, mis see tähendab sellel ajal, et kui sa oled Mehhikos, Lääne-Mehhikos, siis augustis, ütleme üldse seal maist kuni siis oktoobrini, siis see on nii palav, et sul on põhimõtteliselt igapäevaselt 50 kraadi vahest väljas sooja, hingata midagi ei ole, sest õhuniiskus on nii suur. Ja kui sa ei ole seda enne kogenud, see on ikka päris nii-öelda siis karm asi ja võttis aega sellega harjuda, aga nüüd mul oli olemas siis mul oli elamine, mul oli internet ja seal siis oli ka, kus ma hakkasin siis toimetama oma siis online kursuste jälle muutmiste asjadega ja toimetasin siis uute teemadega. Nii et põhimõtteliselt siis sellest ühe otsa piletist ja ühest nädalast, mis ma Mehhikosse läksin, kujunes 4 aastat siis elu Mehhikos, kuni ma siis jõudsin selle vantrani ja sealt siis edasi siis ka töötamine nendes hotellides ja nii edasi. Nüüd minnes tagasi, kuidas see siis kõik ühendub nüüd siis selle sisemise perega? Igal sellel sammul oli minu sisemine pere platsis. Sisemine laps, nagu ma olen öelnud, on kõige rohkem tavaliselt muutustele vastu, sest tema lihtsalt on ühenduses meie alateadusega, ta on ühenduses meie survival või ellujäämisinstinktiga ja ta peab hoolitsema selle eest, et kõik sellised elulised asjad on nii-öelda siis ette valmistatud. Ühesõnaga, kas seal on turvaline, kas sa tead, mis piirkonnas me oleme, on ju, kõik sellised asjad ette valmistada. Ja nüüd, kui ka on saadud siis see kogemus, nagu ma siin rääkisin, see Austraalias see röövimise kogemus ja nii edasi ja Mehhikos siis džungli kogemus,
Need kogemused on aidanud siis olla ettevaatlikumad edaspidi ja siis ennetada selliseid situatsioone ja olla juba nii-öelda siis valmis selleks. Ma kuulsin kunagi ühte lugu ühest naisest, kes Manhattanil Central Parkis oli ära vägistatud ja siis ta alustas tegelikult naiste siis enesekaitsegruppe ja samas ka siis tugigruppe neile, kes olid sarnast midagi kogenud. Nii et sellistest kogemustest võivad tulla tõesti ka suured kingitused välja, meie eluülesanded võivad sealt välja hüpata. Ja just eile vaatasin Libertase kliiniku lugu, et inimene, kes on seal siis nõustaja selle asja nii-öelda püsti pannud, on tegelikult ise olnud alkohoolik väga pikka aega ja siis sai aru, et okei, et see ei vii kuskil, et sellest tuleb ikkagi välja saada. Sai sellest välja ja nüüd on tal keskus siis ainult mitte Tallinnas, vaid ka Tartus. Ehk siis oma nii-öelda siis selle teema pani toimetama ja lõi sellest nii-öelda siis uue muutuse, läks sellest läbi ja hakkas toimetama nagu täie rauaga. Nii et väga imeline. Sisemine naine, alati intuitsioon, kuhu minna, kuhu mitte minna, emotsioonid, kõik sellised naiselikkuse teemad ja mees siis see, kes paneb töösse, teeb asjad ära, organiseerib elamised, maksab üürid, deposiidid ja nii edasi. Ja kõik kokku nüüd, mida rohkem te suhestute nendega, mida rohkem te neid kaasate, seda lihtsamaks teie elu läheb. Et meil just siin online kursusel praegu üks naine vaatas ka, et küllust on rohkem vaja ja sisemine mees, mis sa teha saad ja lotoga tuli 1250 €. Voila, et nii lihtne ja me oleme lihtsalt harjunud ise kõigega hakkama saama, ka nende muutustega nii-öelda siis toimetama ja tegelikult me ei pea, meil on olemas see sisemine tiim, kes igal hetkel saab aidata meil kergemini nendest muutustest läbi minna, mitte neid karta, emmata neid ja sealt siis luua see uus reaalsus, kus meiega sisemine pere saab rohkem võib-olla nautida, paremaks teha meie elu ja ka luua meile holistilist küllust. Et nüüd mõtelge seda muutust, kui palju muutuseid on selle taga, et sündis läbi minu mantra. Et esimene samm minna Hawaiile, seal kõik need asjad läbi teha ja terve see lugu, mida ma eile rääkisin, kuni ma jõudsin siis ühe otsa piletiga Mehhikosse, kui palju julgust oli seal vaja, kui palju kordi ma pidin hüppama ilma turva nii-öelda siis süsteemita. Ja need on tegelikult inimesed, kes selliseid samme teevad, kes nii-öelda ongi juhivad maailma ja inimesi siis kõrgemale, kaugemale. See ei tähenda, et nad on teistest parimad, nad on lihtsalt julged ja nende eluülesande üks osa ongi olla see. Ja kui nad seda ei tee, siis nad raiskavad oma potentsiaali. Nii et ka sihukene lahe nii-öelda siis mõttekoht. Nii, aga nüüd läheme siis imelise nii-öelda siis väikese katsumuse selgituseni täna. Nüüd, täna on siis 3 katsumust teil ja see nüüd läheb siis minu põnevate julgusharjutuste alla ja oluline oleks siis see, et kui võimalus siis teha selline siis harjutus, esimene harjutus, et leiad puu, mille otsa sa lähed, ronid selle otsa. Kui sul on keegi, kes saab siis alt võtta pildi või siis sealt puu otsast teed selle pildi. Ja kui on võimalus, siis ka nii, et sellel pildil jääb alla see kuupäev, et siis on näha, et kas täna või homme siis lähipäevadel siis ära teha. Ja postita see siis siia kas selle video alla või siis YouTube'i video alla või siis nii-öelda siis selle blogi postituse alla kommentaari. Nii, teiseks siis leia üks võõras, kellega sa räägid ja räägi läbi siis formaat, mis siin ühes eelnevas siis videos oli ka lahti selgitatud, et siis küsid nende pere kohta, mis tööd nad teevad, mis on nende hobid ja mis on nende siis sõnum, et proovid selgeks saada, mis on nende sõnum sulle ja mis on sinu sõnum neile. Ja kui võimalus, siis lõpetuseks teed ka pildi selle nii-öelda siis inimesega, kellega sa seal siis rääkinud oled. Kui julged, võid ka video teha, veel parem. See on kohe kindel mats, et on võiduvõimalused suuremad. Ja nüüd kolmandaks siis tee midagi totaalselt uut, mida sa ei ole kunagi proovinud.
ükskõik, mis see siis täpsemalt on, samamoodi tee pilt ja pane sellest siis pilt. Ja nüüd võitjaks saab siis see, kes kõik 3 nii-öelda on ära teinud ja nii-öelda jaganud, siis ongi nagu väga hea ülevaade, kes on ka pingutanud. Ja siis, mis on kingituseks? Kingituseks on siis uue aja haldamise kiirkursus, kus on siis video, mis seletab siis ära, mismoodi seda siis tehakse ja lisaks siis ka PDF sellega seoses ja väikesed harjutused siis, mis sa saad töösse panna. Ja see on nüüd seotud uue aja haldamisega, et see on natukene teistmoodi kui võib-olla tavaline aja haldamine. Kui sul juba see on olemas, kuna sa oled minu nii-öelda siis koolitustel käinud või teinud või selle saanud mujalt, siis sinule ma annan kingituseks uue aja külluse loomine koostöös 4 elemendiga siis väikene online koolitus, et ka selline väga lahe tuli, vesi, maa, õhk, kuidas siis aktiveerida oma elemendid, et sellega siis läbi rohkem nii-öelda küllust enda ilma ja maailma tuua. Nii et ma loodan, tänane siis Facebook Live oli väga põnev, pani südame põksuma, mõtlema juba, kuhu puu otsa siis ronida. Loomulikult ole siis ikkagi ettevaatlik, et sisemist last ka siis hoida turvalisena, et kui sul on seal puud on jääs ja see on ohtlik, et ära siis kindlasti seda tee või kui on siis kuskil madalamal asuv puu, tee siis selle otsas, et kõrgus ei ole oluline, oluline on just see, et sa ikkagi lähed puu otsa nii-öelda. Ja teiste harjutustega ka vaatame, kas nüüd siis teie sisemised mehed saavad jalad tagumiku alt ära ja lõpetagem siis munemine, et nüüd on vaja tõesti hakata tegutsema ka, et jõuda nii-öelda siis kartmatult muutuda ja emmata siis seda tundmatust täie rõõmuga. Nii et head toimetamist sellega ja kui sa nüüd oled veelgi rohkem huvitatud siis sisemise perega suhtlemisest ja toimetamisest, siis veebruari alguses alustan siis sisemise pere online coachingu programmi. 20 uut inimest võtan sinna vastu ja 150 € kuu, 4 kuud ja saad siis selgemaks, kes sa selline oled, kes sa ei ole, mis toimib, mis ei toimi, mida on vaja muuta. Ja see on tõesti väga põnev programm, ta ei ole selline kuiv, hästi alati ma teen selle, kohandan selle iga inimese siis teemadega konkreetselt nii-öelda toimima ja samas alati, kuna ma näen neid asju ka nii-öelda siis üldisemalt ja suuremalt läbi, et minuga toimetades ja töötades ja ka coaching ut tehes sul ei ole võimalus valetada mulle, sest ma näen sind läbi, ma näen su mustreid läbi ja kuna ma olen tõesti nüüd inimestega nii kaua aega ka teinud, siis ma näen juba tüübid ka läbi, et kes, mis on ja minuga sobivad toimetama inimesed, kes tahavad tõesti iseendaga tööd teha. Et kui sa oled selline inimene, kes võib-olla siis tahab lihtsalt kiiret fiksi, siis mina ei ole see inimene sinuga toimetama. Ja ka isegi, kui sa soovid aura transformatsiooni, siis samamoodi see ei ole kiire fiks, vaid see on just see, et see aktiveerib sinu endaga tegelemise sügavamal tasandil. Ja sellega seoses nüüd ma panen ka siia sihukese väikse küsimärgi, et sellel suvel või kevadel me tegelikult otseselt ei olnudki mõtet tulla Eestisse, aga nüüd erandkorras võib-olla mina ikkagi tuleksin Eestisse sellel kevadel ja siis võib-olla aprilli lõpust kuni seal juuni alguseni. Ja kui siin on nüüd inimesi, kes tahaksid kas otseselt minuga, kas aura transformatsiooni, siis füüsiliselt aura tasakaalustust või sooviksid siis tulla minuga retriidile, sest üks retriidi aeg on ka praegu veel nii-öelda pukitud ja nüüd ma vaatangi, et kas, mis huvi sellega on, et kui sinna on ikkagi huvilised olemas, seal me siis saaksime ka teha vantrat ja sisemise pere läbi käia ja nii-öelda hands-on rohkem nii-öelda siis kogemused ja samas ka, kui inimesed registreerivad sinna, nad saavad oma nii-öelda siis huvi teemasid minuga jagada ja kui neid on siis kattuvalt rohkem, ma saan neid selle kohaselt siis selle programmi nii-öelda ka kokku panna ja see saaks tulema siis algallika keskuses. Ma need kuupäevad asjad siis vaatan siin ka üle.
ja järgmisel korral siis toon need selgemalt välja, et kui see huvi on, andke ka teada. Ja minuga siis Aura transformatsioon maksab praegu 300 eurot, Aura tasakaalustus 140 eurot. Aura transformatsioon tavaliselt võtab 2 tundi, Aura tasakaalustus 1,5 tundi. Coachingu seanssid tavaliselt on mul ka 1,5 tundi ja seal on siis olenevalt, mis coachinguga tegu on, siis saab ka niimoodi teha, et näiteks sellel ajal, kui ma Eestis olen, sa saad nädalas korra teha coachingu minuga ja see saab olema niisugune intensiivne kick-ass programm, on ju. Et miks mitte, ka sellised variandid on võimalused olemas ja muidugi Vantra veeteraapia, et kui sa eile vaatasid Vantra veeteraapiat, mul on olemas koostööpartner, kui siin on huvilisi piisavalt, nii et inimesed panevad ennast kirja vähemalt siis 2 kuud enne võimalusel ka maksavad ettemaksu, siis on näha, et minu tulek Eestisse on ka nii-öelda siis kasumlik, siis ma teen selle ära. Kui mitte, siis sellel aastal hüppan lihtsalt siis Eestis käigust üle. Selle põhjus on ka see, et minul tuleb siis rohelise kaardi pikendus sellel suvel ja ma ei saa siis suve keskel ei saa kahjuks siit ära olla, et ma pean siis olema Ameerikas sellel ajal, nii et see tuleb natuke varem, kuid kvaliteet ja minu kohalolu sellest ikkagi nii-öelda halvem ei ole, et selles mõttes täiega. Ja nüüd on näha ka, et mul ei ole mõtet üldse midagi plaanidagi, väiksemaid õhtuseid koolitusi enne, kui Eestisse tulen, et tulen kohale, siis vaatan, mida vajatakse ja panen seal programmi kokku ja siis vaatan, mis vahvat nii-öelda siis toimetada saab. Ja kui siin on ka nüüd keegi, kes kuulab ja teil on kas mingi keskus või koht, kuhu te tahate kuulata või teil on näiteks 10 sõbrannat, kes kindlasti tahaks minu teemadega tutvuda või minuga nii-öelda ühes ruumis olla füüsiliselt ka, siis andke teada, kõiki neid asju saab korraldada. Nii et selline väike mõte, mis minu siis sisemine naine viskas välja ja kuna siin nagu 2-3 asja niimoodi natukene niimoodi tõstavad pead, siis miks mitte. Ja ma ei saa seda üksinda luua, mul on vaja teie koostööd ja mul on vaja siis teada, kellele ma saaksin olla panuseks ja kuidas ja kas siis kohal olla. Nii et suur-suur aitäh, kindlasti vaata üle, tee kodused tööd ära, jaga ja kindlasti siis kutsuge teisi imelisele seiklusele. Meil on veel väga palju põnevat ees, nii et aloha, kõike paremat, kohtume homme. Ja homseks teemaks on siis julgus, selle seos sisemise pere ja holistilise küllusega. Mahalo, kõike paremat ja kohtumiseni homme.